tundus, et sisenekohtina olivad maas. See on tema õde. Tema õde? Pardon. Ma tahan seda sofat proovida, sest seda on vaeva nähtud. Nüüd on laps ka. Tule ka. Aga uskuge, et tunduvalt lihtsam oleks olla seal teie asemel ja vaadata, mida nagu räägitakse ja mõelda kaasa ja anda hinnangut pärast, et kas sellest jutus pointi oli või ei olnud. Et mul on väga hea meel, et korraldajad on tabanud ära selle, et kõik inimesed on täna lavale toodud. Et kõigil on meil nagu võimalus nagu roll võtta ja teha midagi, mis oleks sinu asi teha. Aga Märt, meil oli tegelikult dialoog. Ja, ma mõtlesin seda ise öelda mõne mõtteigelult ära, aga ma võin seda aidata iga kell. Me mõtlesime, et me näeme sinu majapidamist, sa näitad meile, kuidas sa seda rappale, kuidas seda tööd teed, sa näitasid tegelikult meile rohelust, lapsi seal sees. See oli ka see eesmärk ja see põhjus, miks sa tegelikult sinna omadega jõudsid rappa. Kui ma mõtlesin selle tänase päeva peale, siis ma tabasin ära selle tunde samamoodi, kui ma seda videot tegin ja kui ma seda videot ka vaatasin, et seda võiks sellises talveilmas siin näidata, sest et see teema, mida me praegu käsitleme, see toob nagu nii palju elu sisse, see paneb nagu põlema, see tekitab tunde, et võiks teha midagi ja avastada midagi. Ja ainult avastamine selles mõttes, et ütleme, et see kirglik avastamine on sel hetkel, kui sa tuled ise ja astud lavale ja teed midagi selleks. Sa pead oma loo ära rääkima ikka otsast peale, muidu on nii raske siit edasi minna. Kus sa tulid, kuidas sa sinna sattusid? Ma sattusin siia tegelikult Järvamaale oma töö tõttu, ma olen Raplamaalt pärit ja tänu sellele võib-olla ma näengi natuke seda Järvamaad, mitte ainult Paide kesksena, vaid ma näen nagu tõesti Järvamaa, sõna järvede maa vist äkki tuleb, on see nii? Te võib-olla teate paremini seda. Ja on ikka päris palju järvi ja väga palju loodust ja see loodus nagu ühel hetkel köitiski mind, et ma sattusin metsatulekahjule Vargamäe taha ja siis ma sain aru, et ma tahaks nagu midagi teha siin looduses ja mitte ainult iseendale, vaid seda ka jagada. See oli selline hetk ära tundmine? Või ikka juba pikemat aega küpsanud? Ma vist otsisin juba kohta, et tegelikult, et olla nagu, et võtta roll nagu ühiskonnas selles osas, et mitte olla nagu kuskil keegi, kus on siin paika pandud ja teedki seda asjakest, vaid ma tahtsin nagu leida selle võtmules, et teha ise midagi, luua midagi. Ja see on nagu olnud mul praegu siis selleks võtmeks, millega ma siis neid asju teen. Ja sul olid mõttekaaslased juba kodus olemas, perekond? Siis ei olnud. Üksi olid? Me olime koos naisega, aga nemad on väga suured mõttekaaslased ja kaasaaitajad. Et läks meelest ära, mis ma tahtsin öelda. Väike närevus küll asja juurde. Te leidsite selle koha, see koht meeldis teile mõlemad. Siis ei olnud enam miski takistust, te lihtsalt kolisite sinna sisse ja hakkasid ootama, keegi te välja tõstaks. Võib-olla küll, jah. Ja tegelikult oli nii, et selle kohal oli üks asi oli, et sinna tuli elekter, et enam ei olnud midagi seal rohkem ei olnudki, et siis ma hakkasin looma nagu pesa endale sinna ja aga rabas siis eelkõige see loodus. Aga mulle tundub, et ma ei keskenduks väga sellele loole. Ma tahaks rääkida lugu, mida võiks veel nagu luua või teha. Ja see on inspireeritud sellest lavast siin praegu. Ja ema tuleb ka istub siia siis? Või ka on ema? Tule. Ja mul nagu esimese kõnelejaga tekkis nagu üks selline pilt, et kui on tehtud siin selline töö ära, et on nagu tehakse uus lava, uus saal ja luuakse tõenäoliselt veel midagi siia järjest, siis ma korra mõtlesin selle peale, et kui palju neid näitemänge siin lava peal, mis on lavastatud siin Järvamaal ehk Paides või kus iganes, või meie enda inimeste poolt.
ja võib-olla teie teete veel paremini seda, et ma tean, et teilegi oli üks näidend siin või etendus, et kas see oli Järvamaa tükk, kas oskate öelda, et kas keegi käis? Ei tea, ei ole käinud. Et ühesõnaga ma tajun seda, et tegelikult võiks siin laval nagu palju rohkem olla meie enda nagu tükke, et me ei too nagu tükke sisse, me võiksime ise siit lavalt minna hoopis ja mujale mängima mingid tükke, mida me nagu teeme. Et mis iganes, me ei räägi ainult nagu piltlikult öeldes on see teater, millest me praegu räägime, aga võib-olla on nagu igas inimeses oma nii-öelda roll või teema, mida ta nagu saab elus teha. Meelis, ma saan aru, et inimeste ees sa ära ei läinud sinna Rappa? Ei, ma just praegu eelmine nädal just mõtlesin, et eelmine pea 200 inimest oli meil hoovis, käis läbi ja et me oleme nagu praegu oma nagu ukse avatud hoidnud ja me pigem kutsume need inimesi Rappa. Te tegelete selle ettevõtlusega? Jah. See töötab? Majutate neid, näitate neid raba, kõike, mis asja juurde käib? Jah, teeme lõket ja räägime juttu, põhiline nagu see. Ja saab küll elatud niimoodi? Minu arust küll, jah. Sest ega ainult nagu siingi, ega ruum ise ju ei tee ju midagi, et ikkagi sisu on vaja, et luua nagu asjal nagu mõte. Ja mõtted on ju need, mis tulevad inimeste peades ja kui inimesed juba kokku saavad ja hakkavad mõtteid vahetama, siis tekibki ja sünnibki midagi. Enne kui teie ühiskondlikust rollist saame veel natuke lähemalt rääkida, peab ikkagi teie kohta natuke rohkem teadma, mida teil tuli maha jätta või mis teil tuli maha jätta, kui te sinna kaugele läksite, ametikohad, mida iganes, mida te üldse peate kaotuseks, mida mitte? Ma ühe asja ütlen, siis võid öelda, hirm tuli maha jätta, sest väga mugav elu oli ennem, et olid nagu kindel kuupaik, oli kütuselimiidid, telefonilimiidid, kõik oli nagu nii selgelt paigas. Aga kõik oli limiteeritud? Ei, selles mõttes, et kui sa positsioonid tõusid, said limiite suuremaks ja nagu redel oli nagu väga selge ja nagu see trülimise pool, aga hirm selles, et mis siis saab, et kui me nüüd selle sammu astume, et võib-olla see oli see, mis nagu, mida tuli maha jätta. Oli see hirm teil mõlemal? Tegelikult ühelt poolt see on jah õige, et hirmud tuleb maha jätta ja nii see ongi, et kui sa lähed kuskile kaugele teistest eemale, siis sa mõtled, et sa ei sõltu milleski. Aga siis ühel hetkel hakkad aru saama, et kui on selline ilm nagu täna, et kas me õhtul koju saame või et kas elektrit on ja kõik need asjad. Aga küsimus on sellest, et millestki vist loobusime. Et loobumised on alati siuke, mõnes mõttes siuke tõlgendamise küsimus. Et loomulikult ma ühelt poolt olen loobunud sellest, et kui ma elasin linnas, siis ma käisin ka iga kuu teatris. Nüüd me iga kuu teatris ei käi, aga need asjad on teised asjad, mis on neid elamusi asendanud. Et see, et me jagame seda kohta inimestega, et me oleme toonud inimesed enda juurde. Et me ei pea olema linnas ja selle müra keskel. Et inimesed tulevad meie juurde ja me saame nendega jagada seda kohta ja seda emotsiooni ja anda tihti on ka see, et inimestele võimalust mõelda oma mõtteid. Et inimesed tulevad meie juurde ja nad ühel hetkel avastavad, et teil on nii vaikne siin, et ma saangi nüüd mõelda oma mõtteid. Nad tulevad keset ei midagit 200 kaupa kokku ja imestavad, et nii vaikne. 200 oli see, et teil oli nädala jooksul, et me enamasti paarkümmend inimest nagu on korraga meie juures. Ja see ongi see eesmärk, et oleks võimalik saavutada inimestega kontakt. Kui inimesi on rohkem kui 20 või 30, siis ei ole võimalik inimestega kontakti saavutada. Kõigiga. Nagu juttu rääkida lihtsalt. Kas siis, kui te sinna metsa läksite ja oma plaane tegite, te arvasitegi, et enam-vähem niimoodi läheb, et see ongi teie ettevõtlussuund, niimoodi te hakkategi oma elukest elama? Ei, üks inimene pani silma peale. Keegi pani lapsele silma peale. Aitäh teile. On teil kallis, jah? See oleks auto, ärge see sinna. Mis
Jaa, ei, kas see teie ettekujutus ja unistus sellest, mida te seal tegema hakkate, see on nüüd siis täitunud? Me panime selle maatüki nimeks, kui me sinna läksime, unistuste maa. Ja just nimelt, et hakata nagu unistama, kokku kirjutatud unistuste maa, et natukene nagu mõelda nendel unistustel, mis on kättesaadavad, et ja need inimesed, kes ka sinna tulid ja kellega me koos lõket ka täna teeme, väga paljugi ongi need teemad just, et kus me räägime nendest asjadest, mis tegelikult meid huvitavad. On ju asju, millest me räägime, mis tegelikult väga ei huvita, sest see on nagu, räägitakse. Kuskil on üks tõkkepuu, kuhu taha tuleb kõik argimõtted ette. No näiteks, jah. Ja nad tahavad seal rääkida päris elust. Tegelikult tahavad inimesed rääkida oma asjadest. Ja see on üks ja inimestel on palju rääkida, et mõnikord on see, et ei julge võib-olla ja võib-olla on ka see, et ei ole nagu võimalust või võib-olla isegi suurem osa on ikkagi see hirm või et ei tea, mis siis nagu mõeldakse, et kui ma nüüd räägin selle asja välja, et nagu võib-olla siis isegi taandub see selle usu taha, et ma ei usu endasse piisavalt palju, et ma ei julge oma lugu rääkida või oma neid tegelikke asju teha või midagi sellist. Nii et skeem on tegelikult paigas. Nemad toovad teile selle väikese raha, teie lasete neilest tühjaks rääkida ja nad sõidavad minema ja kõik on õnnelikud. Ja nad tulevad tagasi. Ja tulevad tagasi ka veel, mis on kirsiketordi peales. Jaa, see on üks väga tähtis märk ja tavaliselt isegi nad juba tulevad tagasi, võtavad kedagi lisaks veel. Kas te tunnete ennast täna siin natukene rohkem ärimeestena või natukene ka kodanikuühiskonna inimestena? Selle video mõte. Nii, ja kui ma asjad? Tegelikult on see, et koos lapse sünniga, esimese lapse sünniga me moodustasime nagu esimese MTÜ. Ja see MTÜ nimeks me panime rõõmuga. Eesmärk oli see, et need asjad, mis me siit edasi nüüd teeme selle MTÜ-ga, et need oleks rõõmuga tehtud asjad. Mis ei tähenda seda, et nüüd ei oleks valu ja raskusi seal, et umbes nii, et kui juba mingi esimene uks on kinni, et siis kohe tead, siis ma ei tegele sellega. Ei, seal on väga palju muresid, aga mõte on see, et kõik see tegevus oleks nagu rõõmuga tehtud. Ja loomulikult oli selle MTÜ loomise ajendiks siis see, et kui meil sündis laps, siis me saime aru sellest, et tegelikult me ei ole kaks lihtsalt indiviidi siin ühiskonnas, vaid et meil on tegelikult suurem roll ja vastutus siis nii ühiskonna kui nüüd siis ka nende laste ees. Ja selle MTÜ üheks kandvaks mõtteks, miks me ta lapse sünniga lõime, oligi see, et kuidas me saaksime panustada lapse arengusse rohkem kui lapsevanematena. Ja siis mitte ainult nagu enda lapse arengusse, vaid kuidas me saaksime läbi selle, et me kas siis kasvatame endas siis seda lapsevanemaks olemist ja aitaksime ka siis teistel omasugustel, kellel meie vanem laps on 3, et meil lapsevanemaks olemisel kogemust on nii vähe, et kuidas me saaksime siis niimoodi panustada ühiskonda. Ma just mõtlesingi, kas Eesti inimeste puhul on lugu juba nii hull, et selleks, et rõõmu tunda oma MTÜ moodustada. Te peaksite kindlasti natuke nüüd kirjeldama, et kuidas see aparaat teil töötab. Muide, väga paljusid MTÜ-sid luuakse just mingi ka murega või mingi survega, et me nüüd tuleme kokku ja teeme ära selle, sest et ma ei tea, kellelgi on liiga tehtud või midagi nii. Lahendame mingi probleemi. Jah, näiteks tegelikult Eesti riik taas iseseisvumine sündis ka samal põhimõttel tegelikult. Ma arvan, mulle tundub, võib-olla teil on teine arvamus. Võib-olla küll, aga tuleme teie MTÜ juurde tagasi. Kuidas see toimib? Kuidas sellest nagu võimalikult paljudel siis kasu on, kui see üldse on eesmärk? Kui tegelikkuses võtta, siis me oleme selle MTÜ-ga suhteliselt vähe aega tegutsenud
et lapse arengu mõttes meil alles üks siis projekt on käivitumas, et me lõime koolituste sarja Lapse arengu võti, kuhu siis, mis meil järgmise aasta algusest hakkab käima, et siis teised noored vanemad saaksid siis tulla ja saada sellest koolitusest osa, kus on siis erinevad lapse arengut käsitlevad teemad. Et mis on siis lapse arengu võti ja kuidas me saaksime kaasa aidata. See on nüüd see üks siis projekt, mis meil on tulemas. Tegu on siis ühe loengutsükliga teil seal samas, sellist koolituspäeva siis. Ja loengupidajateks olete teie? Ei, kindlasti nii. Mitte. Et loengupidajateks on siis... Toote Vooglaiu kohale jälle, nagu Eestimaal tehakse. Ja, ka tema on suur abi, mis meile selle... Ka tema on, ja loomulikult on lapsega seotud nii palju erinevaid valdkondi, et lastepsühholoogid, kõik, kes seda omavad teadmist selleks, et kuidas me saaksime ise panustada paremini, et ise olla, näha seda, mida meie saaksime teha selleks, et see väike tegelane saaks, et saaks oma, et meie saaksime võimalikult hästi kaasa aidata tema arengule. Andsite mõista, et see on alles üks plaanidest? See on üks selline plaan, aga muu, mis me oleme teinud, siis tegelikult, et me tegeleme küll seal ettevõtlusega, et me teeme nii-öelda ettevõtluse vormis seda, et nii-öelda külalised käivad meie juures ja teeme lükket, räägime juttu, aga MTÜ-ga me oleme siis paljusid noori, siis noorteüritusi aidanud siis sellega, et neil on võimalus meie juures seda korraldada ja nende ürituse kulud oleksid siis sellised, mida neil on võimalik, eks, selle eest siis välja käia. Nagu oma hinnaga või midagi taolist? No selles mõttes, et mingid kulud on kindlasti iga asja korraldamisel, kes on midagi korraldada, teab, et ilma kuludeta praktiliselt ei ole võimalik teha. Lihtsalt on küsimus, et kuidas ja mil moel neid kulusid siis kaetakse. Kui keegi tuleb oma autoga kohale, siis mõeldakse, et meil ei ole seda kulu, eks ju. Aga tegelikult see inimene tuleb autoga kohale, see oli selle inimese kulu. Et niimoodi tegelikult saabki neid kulusid niimoodi... Ma ütlen ühe asja vahel, et sageli just selle nii-öelda juriidilise kehaga me maksame üritustele peale, kus me näeme, et see ei ole nagu tulus nagu niipidi, aga ta annab talle nagu mingi teine nagu tulu. Inimesed saavad targemaks mingid pauerid või mis iganes. Kas teil seal ümberkaudu mõni küla ka, kõik kohad asuvad kuskil külas, kus toimub ka mingisugune kodaniku liikumine, kus te olete panustajad? Just nimelt, ma siin ei ole Maikoga nagu nõus, et ma ühe asja klaarin ära, ma tahtsin kohe vahele rääkida, mis ütles, et meil nagu Maiko väitis, et ei ole nagu seda, me mõtleme nagu piiride sees oma asjadega, siis minul on tunne, et tegelikult ma olen ka korterist tulnud ja nagu ja pealinnast ka elanud mõni aeg, et siis siin on tunda pigem seda just, et kus need piirid ületatakse ja ühel hetkel toimubki nagu selline suurem ring, nagu kus inimesed siis koopereeruvad ja tahavad ühist asja ajada. Kodu avardub. Jah, näiteks jah. Mis te teete seal koos? Kus? Kodus? Kui teil on seal selline väikene laimring, mida me te kirjeldame praegu. Ja sellest kogukonnast. Meil on 13 suitsu seal ja esimene naaber on 5,5 kilomeetrit. 5,5 kilomeetrit? Ja teate, sellega nagu selle naabriga on veel selline suhe, et ma ei liiada praegu, et kui ma vajaksin soola öösel ja ma helistan ja see sool tuuakse mulle ja sama ma olen ka valmis tegema selle naabrile, et kui ta vajab soola öösel, ma lähen ja viin selle soola. Et võib-olla see tuleb tõesti sellest, et me oleme nii kaugel ja siis me hakkame alles hindama seda, et mis tähendab naaber või nii, aga see on nii.
uskumatu paigake, 5,5 kilomeetrit eraldatust. Jah, see on, veel on ja Eestimaa on väga rikas selles osas. Ja üks asi veel tahaks ära klaarida, mis siin eelnevalt kõnelejatega oli jutuks, et Türi ja Paide konkureerimine. Ma arvan, et me tegelikult konkureerime isegi mitte Lõuna-Eestiga, vaid ma mõtlen mitte Eestimaa nagu siseselt, vaid me oleme ikkagi eelkõige partnerid, ma arvan siiski, et ütleme see valdkond, kus meie toimetame loodusturism, et me tegelikult konkureerime Norra, Rootsiga. Et tegelikult see teravik või see tuleks nagu suunata ümber ja tõenäoliselt me saame oma maailmasid muuta eelkõige läbi mõtete, et päris maailma muutmine on nagu raske, aga ma arvan, et see konkureerimine maakonnasiseselt, et see ei ole päris nii ja mulle tundub, et väliskülalised, kes nagu provotseerivad ka meile, et siis me nagu lükkavad õli tulle natukene, kuidas Türiga lood on, teil jääb paidekad on ju, et see päris nii on. Mis seda mittetulundusühingut oli teil natukene vaja ka oma südametunnistuse jaoks, et nii-öelda mitte ainult ühte väravasse mängida või tuli see mingitel kolmandatel motiividel, ma sain aru küll, et lapse sünd oli nagu oluline tõuge, aga kas mingisugune tasakaalu küsimus teil endal pere sees tekkis selle andmise võtmise vahel? Meil on üks oluline põhimõte kogu meie tegevuses, et me alati kaasame lapsed kõikidesse asjadesse ja tegevustesse, et nad näeksid ja tunneksid kõike seda, mis tähendab üks ettevõtlus sellisel moel, sest et ega nad ju väga täpselt aru ei saa, et me ei lähe hommikul tööle, ei sõida kuskil ära ja tuleme tagasi kombikott käes, et me püüame selgitada, et need tulevad külalised, me klopime vaibad, katame laua ja nüüd nad jätavad meile natukene raha, millest me saame süüa osta ja kõpitseda vanni. Lasteaia järjekorras teie lapsed vist ei ole? Meil vanem laps on praegu lasteaias ja ka see on järjekorras. Et me peame lasteaeda ikkagi tähtsaks kujunemiseks, või tähendab, et lapse kujunemisel on tähtis lasteaed, sest et seal omasugustega olles sa saad tegelikult õpid iseennast tundma ja sellepärast me tähtsustame ikkagi seda hetkega. Ja me saame olla väga palju nendega koos ja aina rohkem igal pool. Me oleme võtnud sellise hoiaku, et ei peaks neid ära panema kuskile. Ma loodan, et keegi ei pahanda ka, kui see väike täna siin natukene mõne kõneleja nagu vahele segab või nii, et kodanikuühiskond olnudki nendest väikest. Te olete ju ka kriitiliselt tahate siin sekka öelda ja vaidlustada. Äkki me nagu nende pärast nagu seda teemegi, olgugi, et meil siin mavanemaga just hommiku rääkisime, et me arvame, et me teeme nendele head, aga arvas Tiina seda selliselt, aga võib-olla see ei ole nagu nii, nagu me arvame. Jah, see on ühe teise konverentsi teema. Perekond unistuste maalt, jah? Oli mul õigesti ikka meelde, jah? Ja perekonnale unistuste maalt on küsimusi realissimusest, on see kuigi täiesti müstilisest kohas, mis on ju ka omamoodi unistus, vähemalt oli seda mitu aastat tagasi, saaks sellegi maja korda. Või on selle asjaga asjad selged? Kas see sääski on hästi palju küsimusi? Meil on nagu hooaeg, praegu ei ole hetkel sääski. Just läksid ära, eks? Aga nendega harjub ära. Jaa. Väga vahva. Isegi sellise jutuga juba ära harjud pool saalist ilmselt on valmis siin juba minema. Aga palun, proua. Kui palju teie elust on siis kodanikuühiskonna ehk MTÜ poole peal ja kui palju ajast on ettevõtlus? Aga nüüd täpne protsent, palun. Ma protsenti hakka ütlema ja tegelikult ma lugesin neid kodanikuühiskonna kohta käivaid definitsioone ja asju, siis seal eraldatakse, et kodanikuühiskond on mittetulundussektor, et ta ei ole avalik sektor, et ei ole ärisektor, et ta on mittetulundussektor. Et tegelikult on see, et meil on kõik omavahel väga läbi põimunud. Mõni MTÜ tegeleb rohkem äriga kui mõni osaühing, kes tegelikult on nagu siis äriühing. Ja samas me ettevõtlusega, kui me alustasime tegevust, siis me ei seadnud eesmärgiks seda, et seda rahasummat, mida siis iga külaline peaks meile jätma, vaid eesmärgiks oli pigem see, et seda loodust
ja nii-öelda juurte juures olemist, looduses olemist inimestega jagada. Et inimesed teevad siis ise annetusi teile? Teil ei ole hinnakirja? Meil on hinnakiri, aga meie hinnakiri ei ole selliselt jäik. Meil on, et kui inimesed tulevad tegema nii-öelda mittetulundusüritust, siis me ei saa võtta oma selle hinnakirjaga, mis meil on nii-öelda kodulehel üleval. Et see ongi see nii-öelda meie südame hääl ja meie soov ja panus nendesse asjadesse. Et ma arvan, et väga paljud meist, kes siin tegelevad äri- ja mittetulundusega või kes tegelevad mittetulundustegevusega ja käivad kuskil tööl, et siis seda on raske öelda, et kui palju ma mingi asjaga tegelen. Ehk siis puhtaid vorme teil seal rabas ei ole. Kõik jääb inimlikult selles mõttes. Just. Ja ise olete ka oma raamatupidajad ja kõik töötajad ja nii edasi. Ja on teil veel palgatööjõudu? Seda kindlasti mitte. Me teeme väga palju ise, ja ka me ostame ka sisse palju teenust, et näiteks loodusfotograaf Eesti tippe Sven Žašik. Ja väga palju üritusi, üks suvepäev oli näiteks loodusfotograafi. Kui mõtlete suvepäevade peale, siis tavaliselt mida see tähendab? Aga see suvepäev oli tõesti niimoodi, et inimesed kuni päikseloojangini välja õppisid oma fotoaparaati tundma ja püüdsid pildistada ja tabada seda. Tõeline printsessi lugu siin argneb praegu. Aga see on ka tegelikult üks panus mõnes mõttes ühiskonda, et kõik ei pea ise tegema. Et võib-olla kõik ei jõuaks ise teha, aga kõik ei pea ise tegema. Kui vormseen kutsub vormsile inimesed, siis kõigepealt nad teevad 3 päeva tööd ja lõpuks siis, kui nad on töötanud küllalt palju, siis nad saavad ka sauna selle raha eest. Ühe asja veel, mis puudutas lapsi ja koostööd, et hommikul oli päris kiire juba ja inimesed olid tulemas kohe ja kloppisin vaipu ja see teine tüdruk, kes on video peal tuli ka siis abiks vetsu vaip, väike klopib seda, et täiega tal väga meeldib seda kloppida ja mul oli väga hea meel, et ta nagu aitas niimoodi. Siis ma ütlesin, et aitäh Miia, et vaata kui tore on nagu koostööd teha. Tähendab koos tööd teha. Ja siis natuke ajamus läheb mööda ja ütleb selle sama sõna järgi, et tore on koostööd teha. Ehk siis nüüd liitsõnana ütles tema järgi. Vaevalt, et ta sellest aru sain, mida ta ütles. Aga mida mina pärast sellest aru sain, et üks vorm on see, et teha lihtsalt koos ja tööd selja kõrval peremõtteski kasvõi või teha seda koos töös. Ehk vaadata, mismoodi, kuidas oleks võimalik need asjad panna niimoodi jooksma. Kui nii hästi koostööst räägid, võib-olla ka potentsiaalne omavalitsus tegeleme. Meil tuleb see asi kätte. Aga ma väga tänan teid. Nii tore oli teiega näha. Siin on vist üks, võtame selle pulga äkki, kui see sobib seda. Tere kõigile head Järvamaa inimesed ja ma näen, et siin on inimesi kaugemalt tulnud. Minu nimi on Mari-Liis Tolenko ja toon teile täna terviseid Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, mis asub oma olemuselt siis Tallinnas Balti jaama lähedal suhteliselt. Et miks ma selle Balti jaama ära mainin siin kohal? Et minu jaoks on võib-olla siin KÜSK-il ehk siis Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil ja Balti jaamal see seos, et kui Balti jaam annab mõnes mõttes sellise väikese nagu kindlustunde inimestele, et nad jõuaksid oma sihtmärkideni, et siis Kodanikuühiskonna Sihtkapital annab ka nagu väikese oma panuse selleks, et kodanikuühendused jõuaksid ka oma sihtmärkideni siis võib-olla rohkem läbimõeldumalt ja efektiivsemalt. Ehk siis meie oma taotlusvoorudega toetame kodanikuühenduste tegevusvõimekuse arendamist. Meil on hea meel olla just nende samade konverentside üheks toetajaks, kus te siis ka täna olete, et selliseid konverentse tegelikult toimub üle Eesti 12 sellel aastal.
mina ise olen käinud nüüd veel ka Harjumaa konverentsil ja käisin ka Võrumaa konverentsil. Mõlemad need konverentsid rääkisid kodanikuühenduste jätkusuutlikkuse teemadel ja ma usun, et see on ka selline läbiv joon tõenäoliselt kõikide nende konverentside puhul. Et kui teil on veel võimalust, ma nüüd täpselt peast ei mäleta, et millised konverentsid on veel tulemas, aga vaadake kindlasti kodulehelt arenduskeskused.ee, et sealt näete veel, millistes maakondades on konverentsid tulemas ja saate ka võib-olla teiste maakondade ühenduste hingeelu natukene paremini tundma, võib-olla ka koostööpartnereid rohkem. Aga teile täna hästi lühidalt sellest, et mis siis Kodanikuühiskonna Sihtkapital nüüd uuel aastal tegema hakkab, et millised uudiseid meil ka on. Et oleme just siin mõned nädalad tagasi avanud 2 uut taotlusvooru. Mõlemad siis keskenduvad jällegi tegevusvõimekuse arendamisele. Üks siis räägib täpsemalt, aitab kodanikuühendustel rohkem läbi mõelda oma juhtimisvõimekuse küsimusi, et kaardistada ära seda, et mis teil hetkel võib-olla juhtimises, millega te nii väga rahul ei ole, ja siis oma juhtimisvõimekust arendada ja samamoodi mõelda oma ühenduse mõju peale, selle mõju hindamise peale ja ka oma arengu planeerimise peale, et mis ka puudutab võib-olla arengukavade või strateegiate tegemist. Et kindlasti vaadake täpsemalt meie koduleheküljelt, et täna siin, kui ma sellest taotlusvoorust ega teistest pikemalt hakkaksin rääkima, siis ilmselt kulutaksin nii teie lõunaaega kui ka veel edasi. Ja teine taotlusvoor, mille me just avasime, siis keskendub kommunikatsioonioskuste arendamisele. See siis puudutab nii kodanikuühenduste sisekommunikatsiooni, et sellele rohkem tähelepanu pöörata, ja ka kommunikatsiooni väljapoole, ehk siis seda osa, et kuidas teie oma sõnumit selgemalt edastaksite nii oma sihtgrupile, liikmetele, koostööpartneritele. Et need on siis hästi lühidalt meie uued taotlusvoorud, mille kohta veidi pikemalt on kirjas ka lendlehtedelt, mis ma siia saali taha lauale ka jätsin, et kes on juba jõudnud haarata ja kes ei ole, et siis lõunapausi ajal saate seda kindlasti teha. Veel ühe taotlusvooru tegelikult käivitasime just nüüd mõni päev tagasi, mis on suunatud Ida-Virumaa kodanikuühenduste arendamisele, et võtsime kohe eraldi ette seekord ka ühe maakonna, et püüame nende kodanikuühendustega rohkem koostööd teha. Ja lisaks nendele taotlusvoorudele on KÜSK-il muidugi veel ka heade ideede konkurss, reisitoetuste konkurss ja ka Šveitsi Vabaühenduste fond on meie all, et kus siis avalikke teenuseid omavalitsused ja MTÜ-d koostöös osutada saavad, et nende sellist osutamise alustamist toetatakse siis sealt fondist. Ja siis on 2 sellist uudist veel järgmise aasta kohta. Et esiteks see, et kohaliku omaalgatuse programm, millega ma arvan, et paljud teie seast on ka varasemalt kokku puutunud, läheb siis järgmisest aastast Kodanikuühiskonna Sihtkapitali alla hallata. Et varasemalt oli siis ettevõtluse arendamise sihtasutuse all siis, et siis KÜSK-is hakkame siis ka seda programmi üle vaatama ja võib-olla ootavad teid ka seal mõned uuendused, loodame positiivsed teid ees, nii et kindlasti hoidke pilk ka nendel arengutel peal. Ja siis teine asi, et selline Euroopa Komisjoni programm nagu Kodanike Euroopa, et selle programmi infopunktiks on siis ka KÜSK alates järgmisest aastast, et me küll ise neid rahasid otseselt ei jaga, küll aga anname informatsiooni, et mille jaoks täpsemalt raha saab küsida ja kuidas projekti kirjutada. Nii et see on ka siis üks KÜSK-i uudistest. Meil siin räägitakse täna omajagu sellest, kuidas ka majanduslikku võimekust hoida või siis ka saavutada. See Šveitsi raha vist ju otseselt toetab selle sotsiaalne ettevõtluse muu selline. Kuidas sellega Eestis üldiselt läinud on, kui suur huvi on, kuidas kvalifitseerutakse?
Šveitsi programmi kohta kindlasti huvi on väga suur olnud, et kuskil endal on ka olnud sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor, et jätkuvalt huvi on suur, et kodanikuühendused järjest enam osutavad teenuseid, ka sellepärast, et nad on kohati professionaalsemad seda kindlasti tegema, et huvi on suur. Kuidas pidi see Eesti inimese aju nagu liigub, kui jutt on sotsiaalsest ettevõtlusest, mida tahetakse teha eeskätt? Oskad sa öelda? Mida täpsemalt? Kindlasti see on tohutult liike, mida kõik on võimalik teha, aga kas on mingid trendid ka, kuidas pidi liigub see mõtteviis? Ilmselt ikkagi lähtutakse vajaduspõhiselt, ehk siis ma arvan, et sotsiaalvaldkonna teemad on ilmselt need, mis kõige rohkem on sellised võib-olla hellad kohad, et mida ka tõesti kodanikuühendused on ka võimekamad tegema tihtipeale. Aga seda ka siis tõesti koostöös avaliku sektoriga. Avalik sektor siis edaspidi tellibki selle teenuse näiteks ühenduse käest. Raha ikka on, mida taotleda? Raha ikka veel on. Raha? Ei, nagu öeldakse, et raha ei ole kunagi maailmast otsa lõppenud, et lihtsalt küsimus on selle ümber jaotunud. Tore. Pia oli ka üks küsimus seda. Mul tegelikult on 2 isegi, et see Ida-Virumaa programm, kas te tõesti hakkate ka vene keeles infot jagama? Sest see on üks selline kitsas koht, et venekeelse elanikkonna teadlikkus kodanikuühiskonnast on kordades madalam kui eestikeelses, on üks küsimus. Ja teine on see, et kui teie hakkate kopiga tegelema, kas see tähendab siis, et maavalitsused ei tegele enam maakondades või kes siis maakondades sellega tegeleb? Ma alustan esimesest küsimusest. Et meil on väga hea koostööpartner maakondliku arenduskeskuse näol, ehk siis Ida-Viru ettevõtluskeskus, kellega koostöös me ka sedasama taotlusvooru ette valmistasime ja kellega koostöös meil nüüd ka esmaspäeval infopäev tuleb siis nii Narvas kui ka Jõhvis, et ühendustele selle vooru kohta rohkemat infot jagada. Et tõsi ta on, et meil ei ole sellist spetsiaalset venekeelset nõustamise poolt KÜSK-is ka varasemalt olnud, et nii palju, kui me ise keelt valdame, et nii palju me ka infot jagame, aga me Ida-Viru keskusele selles osas usun, et saame loota küll, et nad on väga head koostööpartnerid. Kas see vastas su esimesele küsimusele? Vastas, ma küsin pärast veel. Okei, aga ma kopi kohta ütlen seda, et ei, selles mõttes see süsteem jääb siiski samaks, et läbi maavalitsuste toimub taotlemine, et kas ja millised täpsemalt need muudatused saavad olema, et kas või sinnani välja, et kuidas võib-olla komisjoni kokku pannakse ja nii edasi, et ma arvan, et see ongi järgmisel aastal see arutelu koht, et kuidas seda kõike efektiivsemalt teha. Aitäh, Mari-Liis! Kõiki neid küsimusi saab praegu siis lõunapausi ajal, kellel kord teis on, arutada lähemalt. Nii, need ja siis on meil kommid. Maiko ei ole neid ostnud, ei oma ega võrraha eest ja kodanikuühiskonna sihtkapital on puutumatu. Türi magusa poolt õige magus. On lihtsalt head südamest kõigile kinkinud need hommikesed. Mina teeb seda suve sõidab ainult punavalgete autodega. Täna tuli ta siia siis sellisega. Suve, kus oled? Kas see auto sõidab ainult puki peal või ta võtad alt ära kokku või? Miks on see pukk seal all? Kuidas ta siia sai? 3.4. august 2013 toimub. Lugege reklaami kasvab. Kas siis järvad küsimused ka sellise killavoolid ja kõik muud asjad, mis pidid olema siin meil väga populaarsed juba, nii et uus reklaam juba õhus. Ja velopargi rattad või ratas, tuleb siis öelda seda asja poolt. Kõik need on ilusad märgikesed hääst ja toredast elust Järvamaa moodi. Aga me läheme nüüd edasi asja juurde ja meie päev jätkub siis väliskülalistega, kes tulevad meile idast ja läänest, põhjast ja lõunast ja tahavad natukene oma mõtetega aidata siis ka Järvamaa asja, kas otseselt või kaudsemalt ajada. Et nad oleksid teil kenasti siin silme ees, siis me palume nad kõik kolm praegu siia järgmist esinejat. Ta on muidugi vabatahtlikult näidas siia ette. Siin on Tanja Parik, vahest olete kuulnud. Siin on Sule Valner ja siin on Janek Mägi, palun. Valige endale mingisugune istumisnurk. Tegelikult ega Janek, sina siin istuda saagi. Kui sa tahad istuda, siis
räägi istudes, kui sa tahad seista, siis tee seda. Aga korraldajad kutsusid sind siia väikses lootuses, et seda sama väikest juhtmõtet, mis meil siin hakkas hargnema hommikul, ikka seda normaalset majandamist ja võib-olla ka natukene uue pilgu heitu sellele, et milline võiks olla tulevikus üks mittetulundusühing või jumal teab, mis nimi siis sellel ettevõtlusvormil on. Kuidas seda majanduslikku poolt natukene paremini tagant lükata ja võib-olla siis tõesti ka uusi visioone näha. Aga oleks vast hea, Janek, kui sa räägiksid sellest kõigepealt noor mees ja lisab püsti küll. Teistab parem, et siis saab kätega vihki. Just, räägi, mida sa ka teinud oled, kus sa täna tegev oled ja miks me peaksime siin kuulma? Ega te ei peagi. Kui teile meeldib, te võite ära minna. Aga mittetulundusühingutega ma olen 3 vähemalt seotud. Ma juhin Tallinna Lasteaia Toetusfondi nõukogu. Me korjame igal aastal umbes 5-7 miljonit krooni vanas rahas. Ja siis ma juhin veel Eesti Kabeliitu, seda juba 99. aastast. Et ma ei tea, kas rohkem nii vanu presidente Eestis ongi, kui mina. Ja siis ma juhin ka Euroopa Kabeliitu. Ja igal pool ma pean tegelema sellega, et korjata selle tegevuse jaoks raha. See ei ole muidugi lihtne, aga võib-olla see peamine mõte, ma osalesin Harjumaa konverentsil ka, seal ma olin Märdi rollis ja peamine mõte, miks peaksime üldse nende kodanike ühendustega tegelema, ei seisne loomulikult mitte raha hankimises, vaid ikka selleks, et meil siin Eestis oleks natukene toredam olla. Ja raha kui sellist me oleme ikkagi pidanud selliseks natukene räpaseks, mustaks ja ebaviisakaks asjaks. No kellel on kunagi olnud selline tunne, et peab kellegi eest raha küsima ennast kuidagi ebamugavalt on. Maksa võlga ära midagi, no ei ole kellegi, et eks ole niimoodi, aga et ühesõnaga vastik. Aga nüüd teisest küljest jälle, et kui palju siin saalis on inimesi, kes viimase aasta jooksul vähemalt korra on mõelnud rahast, tõesti käsi püsti, vähemalt ühe korra. Jah, mõned on väga palju mõelnud. Et ta siiski aitab keskkonda luua. Ja küsimus ei ole, ma Tallinna Lastehaiglas olen suutnud tasuta tööle panna kohutavalt palju inimesi, et naljaga pooleks pühapäeval on Tähed jääl saate finaal, siis kõik need, kes seal jääl on, need tähed, nad kõik töötavad mulle. Et selles mõttes, et raha läheb Tallinna Lastehaiglale ja me ostame selle eest uue reanimobiili. Ja see tööle panemine võib sageli olla oluliselt väärtuslikum kui see raha, mida ma kannataks. Et kui presidendi prouat vaadata, siis vaevalt, et ta oleks võtnud nii palju raha annetada kunagi. Kui fondil oleks olnud vaja, aga väga suures osas tänu tema initsiatiivile on täna Tallinna Lastehaiglas kõnnirobot, mis maksis vanas rahas 5,5 miljonit krooni. Ma ei ütle, et see on ainult tema töö, aga ma julgen tõesti vabalt öelda, et umbes miljon sellest on tänu tema tööle tekkinud. Ja nende inimeste tööle panemine toob sisse nii raha, kui annab väga hea tulemus. See on tegelikult keskkonna loodusel minu arust erakordselt tähtis. Ja Eesti häda, mis siin ka Tael on siin palju arutanud avalikus ruumis, et kuhu see Eesti ikka peaks minema ja kuidas ta peaks minema. Et minu arust see häda meil ongi olnud kõik see, et meil on mingid eesmärgid. Ehk meil on mingid hästi selged sihid, kuhu me tahame jõuda. See on projekti elu. Et teen abiellun, saan 2 last, lõpetan kooli, saan vanaks, suren ära, ongi elu jäänud. Aga tegelikult peaks elama natuke teisiti või vähemalt ühiskond ja riik. Et see on nagu ettevõtte ja perekonna peamine vahe. Et ettevõttel on alati sihid, mida ta tahab saavutada, aga perekonnal on suund, kuhu ta läheb. Ja need sihid seal selles pikas ahelis tegelikult ei ole üldse nii olulised. Sest kas sa lõpetad sellel aastal kooli või 2 aasta pärast? Kas sa käisid õhtukoolis või tavalises koolis, kui sa tagasi vaatad, siis see nii palju ei loe. On vaja luua keskkond. Ja nende kodanike ühenduste puhul, kus me tuleme koos kokku, tahame midagi ära teha.
siis me saame seda haiget ühiskonda väga hästi ravida. Kui te küsiksite minu käest, et kes on näiteks Tallinna Lasteaia toetusfondi patsiendid, siis need kindlasti ei ole need lapsed. Ja ma võin öelda, et esmalt me ei tee seda fondi nende laste pärast. Kuigi ka minu 3 lapsest 2 on korduvalt Tallinna Lastehaiglas, kui nad väiksed olid olnud. Esmalt me teeme ühiskonna pärast. Mina arvan, et need, kes annetavad, on suhteliselt haiged inimesed. Aga nad saavad sellest ise aru. Nad saavad sellest kasu, kui nad annetavad. Hingel hakkab kerge. Need, kes kunagi ei anneta, need on juba surnud. Nendega ei ole midagi peale hakata, neid ei ole võimalik ravida. Riigikogu liige, kes ütleb, et kas tema annetas, kui oli see lastehaigla eelmine reanimobiili ost, küsiti ühe Riigikogu liikest, ma ei hakka nime ütlema teile, võite ise ajalehtedest otsida, et kas tema annetas või kui palju. Siis ta vastas, et see on riigi asi. See on riigi asi. Tegelikult loomulikult, ega seda fondi ei ole mõtet teha. Me anname küll võib-olla 5%, isegi tippaastal andsime haigla kogu eelarvest selle tööd. Aga loomulikult see on riigi asi. Aga meie ei ravi haigeid, arstid ravivad. Meie ravime ühiskonda. Ennast kõigepealt, sest kui sa midagi teed, kui te midagi teete, siis teil endal hakkab kerge. Ja siis ka teisi sõpru, sugulasi, kõiki need. Ja siin on nüüd see isikliku eeskuju küsimus on kõige olulisem. Toomas Luman ütles meie lastehaigla konverentsil, et ta ei julge kunagi kellegi käest toetust rohkem küsida, kui ta sellesse projekti ise raha andnud. Või andnud tööd. Ma olen ise ka midagi teinud. Ja ise ma mõtlen, et kui ma pangas töötasin, siis ma andsin raha võib-olla liiga kergekäeliselt. Ma juhtisin marketingi ja suhtekorralduse divisjoni ja seal kõik need rahataotlused, mis panka tulid, siis me mõtlesime sellest lähtuvalt, et sellest eesmärgist lähtuvalt. Eesmärk on õilis. Keegi tuli küsis näiteks, et andke lastele raha. Siis me mõtlesime, et lapsed on toredad, anname. Aga tegelikult see raha ei läinud lastele väga tihti. Et see läks sellele inimesele, kes küsis. Ja nüüd, kui mõelda niimoodi, et kui te ise lähete mõnda projekti tegema, näiteks miks me lastehaiglas, meid on väga palju süüdistatud sellest ka, et mis te teete kogu aeg aparaat ja jama ja mulle helistati ühest teisest toetusfondist, et lõpetage seal lastehaiglas see raha küsimine ära. Et meil on juba ammu piinlik, meie näiteks üldse raha ei saa. Sest meid süüdistatakse põhiliselt sellest, et me saame liiga palju raha. Ja siis ma mõtlesin, aga siis me uurisime inimeste käest. Ja teate, mis selgus? Tegelikult nad ei taha anda arstide soojamaa reisideks raha. Imelik miks? Aga vaata, kui ma lähen lastehaiglasse, on mingi kuvöös, mingi selline asi, see võib-olla on minu nimi peale, võib-olla ei ole. Ma ei mõtle nüüd ennast konkreetselt või annetajat. Aga ma ikkagi saan seda käega katsuda, ma tunnen, et see on nagu päriselt olemas, kõnnirobot. Eesti kõige aegade ja kõige suurem eraalgatuslik heategevusprojekt 5,5 miljonit. Sa lähed sinna ruumi ja tegelikult ma tunnen, et imed juhtuvad. Me saime ühiskonna sõbralikumaks, aga me saime kokku ka selle raha. See ei olnud lihtne. Mulle helistas Kadri Mägi, ühe ravimifirma juht. Ja tema lähisugulane, Elisabeth, vennatütar, väga raske haigus, kõndida ei saanud, tal oli vaja seda kõnnirobotit. Ütles, kas te teete meile tasuta pressikonverentsi? Me hakkame seda raha koguma. Ma mõtlesin, loomulikult teeme. Mingit küsimust ei ole. Et tead, me tahame nagu siin paari aastaga selle raha kokku saada. Et me oleme juba algust teinud, et meil juba läheb, et meil on juba esimesed annetused olemas ja meil on juba päris korralik summa. Ma küsisin, et 5,5 miljonit. Palju teil siis koos on? 20 000 krooni. Ja
siis me panime lihtsalt kõik tööle. Need, näiteks Hannes Danilov oli meil haigekassa juht, ma helistasin Danilovile ja ütlesin, et kuule, et meil on nüüd pressikonverents, et sa raha ei tahtnud anda sellele kõnirobotile. No probleem oli lihtsalt selles, et haigekassa ei ole veel nii kaugele jõudnud, et ta suudab kõik innovatiivseid projekte toetada. Et see ei, et me ei saa tõesti anda raha. Ei, mõtlesin, ma raha ei taha. Aga tule pressikonverentsi, räägi, et see on õige asi. Räägi, et see on õige asi. Ja mis te arvate, kas ta tuli? No tal ei jäänud midagi muud üle, sest ma ei tahtnud raha. Ma panin ta lihtsalt tööle. Ja kuna Šveitsi riik tundis, et meil on tegelikult riiklik tugi selle projekti puhul olemas, aga seda ei ole võimalik Eesti riigil finantseerida, sest see on tõesti väga suur summa. No see võib-olla kogu riigis osas ei tundu, aga see on natuke küsimus, kus seda raha võtta. Ja siis Šveitsi riik andis meile 2 miljonit selle projekti peale lõpuks. Me lihtsalt tegime tööd, meil oli väga konkreetne seisma, see oli projekt tõesti. Aga kui fondi vaadata, siis fond on protsess. Ja kui me saime selle maja renoveeritud väga suures osas annetajate rahaga, mitmed osakonnad said annetajate rahadega valmis tehtud, siis tekkis meil fondi nõukogus ka selline meeleolu, et mis hakkame hoopis koolitusi tegema ja mis me seda raha ikka korjame ja see oli aasta 2007 umbes või midagi sellist, eks ole, see oli ühiskonnas hoopis teistsugune meeleolu. Aga mina mõtlesin, et koolituste pärast küll tõesti ei viitsi siin fondis eriti pikaajaliselt vaeva näha. Ja annetuste maht kukkus ka 2009, seal võib-olla 2 korda või midagi niimoodi. Aga mõnikord, ma ei tea, kas soovib nii öelda, aga ma ütlen, et mõnikord tuleb kas õnn või jumal appi. Ja siis võib juhtuda ka sellised nimesid, et kui sul on mõni projekt, mida sa väga tahad ellu viia, siis näiteks sureb keegi ära. Ja ta teeb sulle näiteks 2 miljoni kroonise päranduse või 20 miljonise päranduse. Ja sa saad selle ikkagi ära teha. Ja loomulikult on kurb, kui keegi Kanadas ära sureb. Aga president andis sellele vanapaarile, kes meile meeletult suured annetused tegid, juba enne ammu palju väiksemate annetuste eest aurahad. Ja üks härra oli vist, perekond Randpalud oli meil, et härra oli vist 98, kui ta ära suri, proua oli natukene noorem, paar aastat tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult, et me hakkasime propageerima ka seda, et kui teil ei ole kellelgi oma raha ette, andke meile. Kutsusin Priidu Pärnu konverentsile rääkima, sellest oli väga palju kasu. On meil juristide liidu president ja selline muidu ka tore inimene. Et tuleb tegelikult laiendada ka piire, et kuidas raha saada. Kui sul on konkreetsed projektid, mida sa tahad ellu pida, mingit tulemus saavutada. Aga kõige rohkem ma mõtlen võib-olla seda, et seda küsimust ka, meil tuleb 20. aastapäeva konverents, ma olen seda teinud 11 aastat seda fondi, seda on tegelikult inimese elus väga pikk aeg. Et miks ma seda teen? Et võib-olla aitab küll ja tegelikult mul ei ole motivatsiooni, sest väga sageli küsitakse inimeste käest, et mul ei ole selget enda jaoks põhjendatud motivatsiooni. Et ma küsin seda endalt aega, korra aastas või 2 või siis, kui näiteks keegi sõimab ajalehes, et mis mõte on nendele raha anda ja mis nad sellega ikka teevad. Ja ikka tuleb aega, et sellist, mitte meie aadressil on olnud tegelikult Ekspressis oli suur lugu, et röövivad, eks ole, aga naljakas on mõelda, et 11 aasta jooksul sa ei ole ma olen paar korda meil aastas see jõululõuna, see on tõesti fondi poolt maksud, eks ole, et iga kord ei ole ka, sest ma olen ühe aasta tegin minu juures kodus ja sellel aastal meil tuleb peaaegu rangelt omavahele Kadriorus esimest korda, kuna Evelin Ilves on meil patroon ja siis ta peale 6 aastat ära võtnud oma kord, sest iga kord on keegi korraldanud. Et ma olen saanud mõned lõunad, tasuta lõunad justkui, aga need on ka keegi kinni maksnud meie endi hulgast. Et tegelikult täitsa mõttetu tegevus, kui niimoodi mõelda. Et miks sa seda teed, et tegelikult keegi teine teeb, Taania või Sulev
või Märt või no muidugi nad teevad ka, nemad teevadki, see ongi see probleem, ainult nemad teevad, eks ole, liiga vähe neid, kes teevad. Aga kuidas inimesi kaasata, siis ega inimestel ei maksa oodata, et nad tuleb ise rääkima, et kuule, ma tahaks teha. Inimestel tuleb minna võtta nööbist kinni ja öelda, et kuule, minu arvates sa oled lihtsalt geniaalne tüüp tegema seda või seda. Ja panedki tööle. Et mina ei tea, kuidas teil see õnnestunud on, aga meil on õnnestunud päris hästi. Ja kõige naljakam on see, et kõik need kriisihetked, mis meil selles ajas on olnud, kaasa arvatud mul endal vahest, siis need me olemegi üle saanud selles, et me oleme kaasanud uusi inimesi, sest et nendel nagu silmad sälavad alati nagu kiiremini. Et võib-olla see muutuse probleem ongi see, et ühiskonnas ka, me oleme justkui millest väsinud, ma muidugi ise aru ei saa, et millest ühiskond väsinud on, ma saan aru, millest mina olen väsinud, eks ole. Aga et me oleme väsinud, et siis tegelikult muidugi ongi vaja lihtsalt inimest, kellel silmad natukene rohkem säravad. Aga teine probleem muidugi on see, et ma selle mõttega nüüd õpetan, et siis võite küsida, et ma arvan, et stabiilsus, traditsioon, kestlikkus, need on tegelikult kõikide asjade tulemuslikkuse võtmesõna. Et muidugi võib alati natukene midagi muuta, aga seesama näiteks fondi näide, see 20 aastat Eesti kõige vanem heategevusfond, see raha, mis me igal aastal kokku korjame ja millega teised pole hakkama saanud, tegelikult selle üle hea meel natukene, sest selle üle on palju parem uhkustada kui mõne muu asja üle või uhkust tunda, millest ma olen nagu raha saanud. Et see ongi see on see perekonna ja firma vahe, et kodanikuühendused on nagu perekond, kus sa võid osta endale natukene kallimad lauanõud, keegi ei tohi sinuga pahandada selle pärast, sest nad meeldivad sulle. Kui sa ettevõttes seda teed, siis alati keegi raamatupidaja leiab, et tegelikult oleks saanud natukene odavam. Sa saad teha asju, mis on võib-olla natukene väärtuslikumad kui see hetk, kui sa parasjagu oled. Aitäh, Janek. Ilusate mõtted. Sa tegelikult rääkisid natukene samasugusest asjast, nagu rääkis ka Aivar, ehk siis oskusest mitte õiget nööpi üles leida. Aivar andis mõista, et igat inimeselt on võimalik midagi saada, aga sa täiendasidki seda, kui ei tule ka ümbriku või ilma ümbrikuta ülekannet, mida iganes, siis midagi võib ikka nagu saada. Kas see tõesti taandub kõik oskusele, kasutada ära siis iga inimese hinge tagant kõik, mis tal tegelikult anda on? See on mingisugune eraldi oskus, oled sa nõus? Kindlasti, aga teine asi on see, et me ei mõtle selle peale, et inimesed tegelikult tahavad ka anda. Et me teame seda, et inimesed tahavad saada, aga me mõtleme nagu võib-olla vähem selle peale, et me tahame ka anda. Ja mõnikord on ka andmine selline tegevus, mida ainult ei õilista inimest, vaid muudab tema enesetunde paremaks ja selle kaudu muutub ka keskkond tervikuna paremaks. Kas ühe mittetulundusühingu juhtide koolitusreisi jaoks raha kogumine on sama hästi kui läbi kukkunud ettevõtmine? Kui kellegi peaks selline särav idee tulema? Tähendab, ma arvan, et siis ei ole mõtet tegeleda mittetulundusega, sest kui tegeleda tulundusega, siis saab teha oluliselt rohkem koolitusreisi. Et kui sa küsid oma töö eest raha, et sa pead alati nagu mõtestama, sest inimestele valetada on väga halb, et näiteks kui sa neile ütled, et raha saavad lapsed, aga tegelikult saavad inimesed, kellel võib-olla võiks raha olla tegelikult ja võiksid ise käia, siis on väga kurb. Aga kui sa tegelikult ka laste jaoks raha korjad ja seal see usaldusväärsuse küsimus on ka väga suur, sest miks ma arvan, et alustavatel fondidel on üliraske, sest nendel ei ole usaldusväärset ajalugu. Ja see on võib-olla lastehaigla üks võtmeküsimus. Inimesed tegelikult teavad, et seal ei saa mingit jama eriti teha. Et see seal ei ole tehtud ja tõenäoliselt ka ei tehta. Aga näiteks mulle meeldis, on olemas selline seadus nagu Tiina mõisa seadus, mis kõiki heategevusorganisatsioone, kaasa arvatud lastehaiglad, hullult ahistab. Ja seadus ise tekkis niimoodi, et
teatavasti kui te annetate, eks ole, näiteks ütleme, et Tallinna lasteaia toetusfond annetab haiglale mõne aparaadi, siis vanasti me selle pealt tulumaksu ei pidanud maksma. Aga nüüdne seadus on selline, et kui näiteks teie annetate mulle 100 000 fondile, mitte mulle, 100 000 eurot ja meie ostame selle eest aparaadi, siis me peame maksma veel, seal mingi 20% või mis iganes see parasjagu see maks seal on, tulumaksu selle eest. Ehk siis tegelikult võetakse annetajatelt see raha ära. Me muidugi leidsime peene skeemi. See seisneb selles, et kõik aparaadid me jätame lihtsalt fondile ja rendime neid 0 euro eest, eks ole. Ja siis ma võtsin Hanno Pevkuril, kes on sotsiaalminister, nööbist kinni ja ütlesin, et kuule, et siuke jama seadus on teil tehtud, et mul on närid sellest täiesti läbi, eks me peame siin skeemitama ja nii. Ja siis tema ütles, et see on Tiina Mõisa seadus, sest Tiina Mõis tegi niimoodi, et ta keerutas mittetulundusühingute kaudu oma suuri parandusi, eks ole. Ja valitsejatel läksid närvid läbi selle pärast, selle äripäevas olid suured lood ka mõni aeg tagasi, eks ole. Ja nüüd me peame siukest tema kannatama. Et siuksed asjad ajad mul närvid täitsa läbi. Aga kui Hanno raha anda ei ole, siis ta võiks ju oma tegudega nagu midagi teha selleks, et ma isegi, kui meil seda nii-öelda skeemi praegust, et me jätame kõik aparaadid fondi bilanssi ei olnud, siis ma isegi ütlesin talle, et ma teen seaduse muudatuse ettepaneku. Kuigi ta ütles, et Ligi seda niikuinii läbi ei lase, eks ole, jagus omavahel. Aga lihtsalt, et tuleb veel mõni Tiina Mõis kuskilt ja korraldab meile mingisuguse sellise jama. Aga praegu meil on nagu rahu majas, aga ma ütlen, et siin on küsimus selles ka, et tegelikult mitte ainult nagu poliitikud ei ole pätid, eks ole, nemad on niikuinii. Aga äriinimesed on pätid ja mittetulundusühingu inimesed on pätid ja ühiskond on pätte täis ja nende all kannatab kogu ühiskond. Pole siis ime, et seda usalduskrediiti on vaja nagu tekitada. Sul oli üks hea trikk, kas see patrooni nipp, võtame tõesti inimese, kes on ühiskonnas lugupeetud ametit peab või siis on ise muidu väga vahva inimene, et sokutame tema kuidagi sinna kiiremat usalduskrediiti looma. On see universaalne mõte? Jaa, see on erakordselt ja tähendab, prominentsus ei anna mitte midagi muud kui usaldusväärsust. Ja loomulikult võib küsida, et miks Evelin Ilves, aga mitte keegi teine, eks ole, meil ennem oli muuseas Mikki veel, kui mina alustasin, oli Mikk oli väga tore, aga tal tulid terviseprobleemid, nagu te teate, ja lõpuks ta ka suri. Aga Evelin oli selle lasteaigla toetusfondiga seotud juba Eesti Päevalehe aegadel, nii et mingi 12 aastat tagasi, ta on erialalt ka arst. Ja seal nõukogu liikmetel oli selline arvamus, me muuseas küsisime mitmetelt inimestelt, kes tahaks tulla patrooniks. Lugupeetud, nende nimesid ma ei hakka ütlema. Ära ütlemise. Aga ei tahetud. Ei tahetud, et ei olegi niimoodi, et kutsud kedagi ja siis nad ütlevad sulle, et loomulikult, et ma tahan seda tööd teha. No ei taha, nõukogu liikmetega on muuseas sama lugu. Et ega siis, kui ma ütlen neile, et tegelikult 4 koosolekut aastas, siis see ja lisaks veel, mis panuse sa annad, me oleme siin 2-3 uut nõukogu liiget saanud, siis lähevad neil kohe närvid läbi. Ei, mul ei ole aega. Eks ole, mina sellest näiteks üldse aru ei saa, sest minul on aega kogu aeg kõikide asjade jaoks. Kas nõukogu liikme või siis ka patrooni otsimiseks te panete ka mingisuguse tiheda lepingu neile ette või allkirjastada midagi, on see suusõnaline? See on rohkem suusõnaline. Tegelikult ma arvan, et seal mingi paber võib-olla on tehtud ka, aga juhataja Inna Kraamer on sellega tegelenud. Ja kuuldavasti läheb ka Taara automaatidest lastele teatriraha korjamisega päris kenasti, et ka seal on presidendi proua nimi nagu väga... Jah, Eestis on selline jama, et ma käisin naiste konverentsil, seal oli 100 naist ja siis oli paar meest... Jäägus omavahel. Ja see jäägu rangelt omavahel. Oli paar meest, mina, Indrek Tarand, keegi oli veel, ma mäleta, kes seal oli, üks mees oli veel, eks ole. Ja siis, et miks naised ei saa ühiskonnas rolli ja kõike seda ja kõik oli väga tore ja täitsa ikka rõõmsameel. Ma sain seal hoobelda sellega, et meil ei oma elu jooksul mitte ühtegi naist valmanud kunagi, kuigi mehi on tulnud ette. Sa pole lihtsalt ühtegi naist tööle võtnud? Ei, ma olen võtnud palju võtnud tööle tegelikult, ma olen ikka 10. Ikka rannas? Sa ütlesid hommikul autos, et sul on 8 töötajad praegu, see 10 töötajad. Oli 12, aga vaata, ma olen 12 aastat teinud, aga kui me oleme teemast kõrvale, meil kui ühe jooksul kokku. Mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et Eestis on see jama, et meil on liiga vähe prominentsi naisi.
tähendab, see on väga suur probleem. Et selles mõttes, et kui hakata küsima, et ütleme, et naised ei ole piisavalt aktiivsed minu arust, nad ei võta oma rolli. Tegelikult minu arvates võiks mitte olla 40% ja naisi võiks olla 70%, elu oleks palju parem, ma võin teile kindlalt väita. Naised on palju paremad töötajad, kohusetundlikumad, reeglina ausamad, võib-olla intrigeerivad natuke rohkem, kui neid on liiga palju koos, eks ole, aga liiga palju on siis kui peaaegu kõik, eks ole. Et kui pooled on lihtsalt. Sa oled ka pöördunud konkreetselt just naiste poole, et hakake patrooniks, võtke see vastutus endale, kas sealt tuleb seda ebakindlust palju vastu? No ütleme, tähendab see üks hetk oli ja Inna Kraamer konkreetselt need ettepanekuid tegi, kes meil fondi juht on, eks ole. Aga ma näen seda, et nõukogu liikmeks näiteks ega ka ei taheta tulla, mul on pere, mul on see, mul on teine, eks ole. Muidugi kõikide asjadega ei saa tegeleda nagu mina, eks ole. Aga siiski 24 tundi on päris palju, sellega jõuab väga palju, kui seda aega efektiivselt kulutada. Sa siis ikka jätkad toetusfondi eesotsas? No ma mingi lubadusi ei anna, aga 11 aastat ma olen teinud seda, ma ei tea, eks näinud, et päris nagu jalad ees ei tahaks asjalt ära minna, eks ole, aga ma pean juba selle kaljuks neid küll. Eestis on siiamaani omavalitsusjuhte, kes on 15-20 aastat olnud pukil, nii et nendele järele jõuda lootuseta, kuniks nemad seal on. Nemad saavad sellest palka, eks ma pean veel lihtsalt tööd ka tegema natukene. Tööd töö ajal. Aitäh sulle, Janek. Ma loodan, et sa saad jääda siia meile diivani peale istuma, ühe aplausi otsa kindlasti veel. Järgmine aplaus tuleb kohe otsa, sest Daniel sai mõned päevad tagasi isaks. Sa võid rääkida vabal teemal, tänu sellele. Ma räägin ikka sellel teemal, mis mulle on ette pandud ja mis on kavas. Ehk siis, kuidas muuta kodanikuühiskonna teemasid nähtavamaks. Ma räägin kõigepealt ühest probleemist ja siis ma räägin paarist lahendusest. Ja probleemi võib-olla illustreerimiseks ma räägin ühe loo, mis ma kuulsin ühelt oma sõbralt ja see lugu oli ühest Eesti lambakasvatajast. Tal on päris palju lambaid ja ühel hetkel ta otsustas, et ta ostab kuskilt Walesist või Šotimaalt sellise professionaalse lambakoera. Võib-olla, et ise näinud televiisorist, et need koerad on nagu sellised võimelised mingeid lambaid umbes südamekujulisse formatsiooni ajama ja igasugust asja tegema. Ja see lambakoer oli hästi kallis, see oli tänases rahas mitu tuhat eurot, aga ta siiski leidis, et see investeering tasub ennast ära ja ostiski lambakoera. Ja selle lambakoeraga tuli kaasa mingi üsna paks käsiraamat, et kuidas temaga siis käituda ja mis käsklusi talle anda ja et ühtepidi siis jookseb nagu ühtepidi ja teeb sellise kujundi või mida iganes. Nii see lugu oli. Ja siis ta, kui ta koera kätte sai, siis ta sõitis oma karjamaale, kus lambad kõik sõid. Lasi koera autost välja, vaatas sealt selle käsu ja andis koerale käskluse. Ja koer muidugi jooksis kohe seda tegema, mida ta oli õppinud tegema. Aga tekkis üks ootamatu takistus, nimelt need lambad ei olnud mitte kunagi lambakoera näinud. Ja nad ei osanud esimese hooga midagi teha ja siis panid seljad kokku ja andsid lambakoerale peksa. Ja lambakoer istus autos, võdises pärast tükk aega, oli šokis kõigest sellest, mis juhtus. Aga miks ma seda räägin, on see, et mulle tundub, et see on üks suuremaid Eesti ülemineku ühiskonna järgsetest probleemidest, et keegi käib kuskil välismaal, tuleb tagasi mingisuguse uue teadmisega, on umbes nagu see lambakoer, ütleb, et nüüd peavad kõik asjad niimoodi käima hakkama. Hakkab jooksma neid ringe ümber inimesed vaatavad, mis asja ta teeb, mis soovolinik, mis asjad, kõik sellised teemad on nagu kuidagi nagu võõrad. Ja ma arvan, et see kujund illustreeribki seda, et me ei saa tuua ühe hooga kuskilt välismaalt mingeid kontseptsioone ilma neid kohapealsesse konteksti istutamata, ilma neid omavahel läbi rääkimata. Eks see sama asi juhtub ju ka näiteks poliitikutega, kui nad tulevad IMF-i aastakoosolekul tagasi, et seal on jälle see, et treenitakse nagu seda karjakoera asja ja siis tuleb tagasi jutuga, mis on nagu põhimõtteliselt väga õige, tõesti, kui eelarve on tasakaalus, siis võlgu ei teki ja nii edasi. Aga seda juttu on väga raske rääkida, kuna inimesed selles kontekstis panevad jälle seljad kokku ja saavad pahaseks. Ja see tähendabki seda, et väga paljusid teemasid, mis on uued ja millega tegelikult, meil on enamus teemasid uued, millega kodanikuühiskond tegeleb ja millega riik tegeleb, tuleb ajada suhteliselt kannatlikult ja tuleb ajada koostöös
ehk lambakoer ja lambad peavad tegema koostööd siiski. Teisiti ei ole võimalik, teisiti ongi need samad laukkokkupõrked kogu aeg, üksteise halvustamised ja muud sellised teemad. Ja kui me suudame nagu sellest üle olla, et me ei ole pahased, kui kohe ei saada aru nagu sellest meie missioonist või meie kontseptsioonist, siis ma arvan, et see on hästi oluline samm edasi ja nagu ma ütlen, et see ei ole ainult kunagi ühe poole probleem. Et ei ole näiteks see ainult poliitikute probleem, et nad ei suuda kaasata kodanikuühiskonda ja ei ole ainult kodanikuühiskonna probleem. Et mõlemil on õppida, et kuidas see nagu Eesti oludes võiks üldse toimuda. Ja ühesõnaga selles lambakoera probleemis, mul on aega ainult 20 minutit, on mul üks selline asi, mis mul on südame peal ja mis ma arvan, et võib lahendusena aidata sellest üle saada. Ja see on üldse laiemalt igasuguses selgituse tegevuses hästi tähtis teema, ehk see on siis selgete ja arusaadavate tekstide teema. No keegi küsib mult, et kuidas näiteks mingisugune kodanikuühendus võiks paremini nähtav olla, siis ma tavaliselt ikkagi uurin, et millest nad üldse räägivad, millised on nende tekstid, mis on see, kui nad kirjutavad artikli, millest nad seal räägivad, kui neil on kuskil koduleht või kui nad esinevad kuskil, millest nad seal räägivad. Ja väga tihti ma näen, et see tekst ei ole sugugi nagu lihtne kuulata või lugeda. Et see on väga sarnane sellisele riiklikule bürokraatlikule tekstile. No näiteks kas või Eesti kodanikuühiskonna mitmed sellised seadustatud või siis riigi tasandile viidud tekstid ju kõlavad ka suhteliselt kohmakalt ja konarlikult, et on täis ametlikke termineid ja nii edasi. Ja need selles mõttes väga ei inspireeri, et te kindlasti mäletate, aastaid tagasi Hiinas olid rahvarahutused ja sellest on järel üks pilt, kus üks mees seisab kilekotiga tanki ees. Ja ma arvan, et seda meest ei inspireerinud nagu sinna tanki ette seisma jääma ja mitte seda tanki edasi laskma mingisugune keeruline bürokraatlik tekst. Teda inspireeris siiski mingisugune lihtne idee, mida ei saa nimetada nagu mingisuguste lühendite või asjadega, see oli mingi väga-väga selge asi. Ja sellest oma idee selgeks mõtlemisest tasukski alustada ja mul on endal üks väike tööriist, mida ma olen kasutanud idee selgeks mõtlemiseks, et ma olen teinud A4 lehele umbes 1,5 sentimeetri kõrguse kasti ja ma olen proovinud, kui ma lähen kuskile midagi rääkima näiteks või kui ma peaksin intervjuud andma või olen siis vahel mõnede klientidega koos seda proovinud, et kas meie mõte mahub sinna kasti ära. See on esimene tingimus. Kui see mõte sinna kasti ära ei mahu, siis ma arvan, et me ei ole esinemiseks valmis. Teiseks, kui ta mahub sinna kasti ära, aga ta jääb segaseks, ehk seda saab testida teiste inimeste peale enne, siis me jälle ei ole valmis esinema. Ja palun ka teil endil mõelda alati, kui te lähete kuskile esinema või kui te mõtlete, et ma ei tea, teie tegevus ükskõik, kas see on siis kodanikuühiskonna alane või avaliku sektori alane või äriline, et kas te suudate selle nagu nii lühikese sõnumina ära öelda. Ja kui ei suuda, siis võib-olla on seal see esimene probleem, miks te võib-olla ei ole ka nähtaval. Ja teine asi, mis lihtsate tekstide puhul on oluline, on struktuur. Ma olen väga tihti kuulnud ettekandeid või lugenud tekste, kus inimene tuleb mingi teema juurde, siis ta läheb selle teema juurest ära, siis mõne pärast tuleb jälle selle teema juurde ja see teema on laiali, nagu vabandage väga, aga nagu öeldakse, et kajakasid vee peal. Ja see on üsna nagu tõestatud, et kui te ei suuda oma teksti struktureerida, siis see jääb arusaamatuks. Ja kõige lihtsam asi jälle, kui on eelmine selline hea tööriist oli see väike kast, teine tööriist võiks olla see, et ikkagi ühesugused mõtted ja ühed teemad asuvad ühes kohas koos. Teete ettekannet ja räägite, et ei hüppa ühelt teemalt teisele kogu aeg, vaid et on üks plokk, järgmine plokk, kolmas plokk ja siis lõpuks võib-olla kokkuvõte. Ja kokkuvõttes te võite korraks tagasi tulla, siis mainides ära, et kõik asjad, mis te parajasti rääkisite. Ja mis veel teeb hästi nähtavaks
ja mis ikkagi puudutab jälle tekste. Et siin täna on ka läbi käinud see lugude jutustamine, Piia rääkis sellest ja nii edasi. Ma ütleksin, et lugude jutustamisel muidugi üks probleem on, et täna kõik räägivad sellest. Aga ei tasu sellest nagu ennast eksitada lasta, et ongi nii, et inimkond ongi läbi kogu oma nii-öelda kultuuri eksisteerimise ajaloo rääkinud lugusid. Nii et kui täna on kuidagi nagu turunduses on moes rääkida, et ma olen lugude jutustaja või midagi taolist, siis see ei tähenda, et lood ei oleks tegelikult tähtsad. Et lood pakuvad eeskujusid, lood inspireerivad ja võib-olla ma annan hästi lihtsa viisi, kuidas neid lugusid konstrueerida. See käib niimoodi. Esiteks, lugu peab olema tõsi. Teiseks, lool võiks olla üks tegelane. Et kui lool on tegelaseks on näiteks organisatsioon, siis see tavaliselt inimestele ei mõju. Loole mõju, inimestele mõjub kõige parem selline lugu, kus tegelane on mingisugune Ants või mingisugune Piret. Ja selles loos, mis selle huvitavaks teeb, on see, et kui sellel inimesel on mingi probleem. Tal oli selline inimene ja siis ühel päeval tekkis tema ellu probleem. Ja see probleem peab ka loomulikult olema päriselus juhtunud asi. Ja seejärel ta leidis selle lahenduse. See ongi lugu. See on kõige klassikalisem lugu, see on see, millest räägivad muinasjutud, see on see, millest räägivad raamatud, filmid ja kõik nii edasi, hästi lihtsal kujul. Ja selline lugu ei pea olema pikk. Ma olen näinud, kuidas neid lugusid hakatakse rääkima sellise tohutu detailsuse astmega ja nii edasi. Proovige rääkida seda hästi lihtsalt. Piret või Ants, üks detail tema kohta, jutus tal selline asi ja ta mõtles välja sellise lahenduse. Ja see ongi kõige lihtsam lugu, mida te saate rääkida. Tänases maailmas on veel üks teine asi hästi tähtis, et ma ise pean blogi, mille nimi on Memokraat ja kui ma selle blogi asutasin, siis ma ei kujutanud täpselt ette, mis temast saab. Aga ma arvan, et minu sellisest vabatahtlikust tegevusest moodustab ta täna olulise osa. Ma kirjutan sinna ise lugusid ja kirjutavad sinna mitmed külalisautorid lugusid. Ja ma olen avastanud, et üks asi nende lugude puhul alati töötab. Et kui see autor on näinud vaeva selleks, et see lugu sisaldaks midagi uut, et see annaks inimesele, kes selle läbi loeb mingisuguse lisaväärtuse, et kui ta on selle läbi lugenud, ta mõtleb, et täna on minu päev selle loo tõttu natuke parem. Ja need lisaväärtused on nagu tavaliselt kahte liiki. Üks on see, et see inimene on teinud ise töö ära, ta on otsinud välja mingid faktid, mida nagu ei ole varem kokku pandud sellisel kujul. Ma ise olen avastanud, et kui teha isegi meediast hästi korralik kokkuvõte, näiteks otsida üles poole aasta jooksul toimunud sündmused ja panna need ühte kohta, siis inimesed on väga tänulikud, et sa oled neile seda teinud. Ja teine asi on kogemused. Et ikkagi, kui sa jagad mingisugust väga konkreetset kogemust, tegin selliseid asju, minuga juhtusid need asjad, need võivad olla ka väga isiklikud kogemused. Et siis on see samuti, millest inimesed on tänulikud, sest sa annad neile midagi, mida nad ei pea võib-olla või ei saa ise läbi elada. Ja nüüd mõelge kodanikuühiskonna kontekstis, et kui hea on tegelikult, kui keegi räägib oma kogemusi, kuidas ta saavutas midagi, et see on tavaliselt väärtuslik, kui ta annab iga kord ikkagi nendele kogemustele ka mingisuguse sellise raami, et inimesed seda kuulates mõistavad, mida nemad peaksid tegema. Ja loomulikult, tulles tagasi veel lambakoera teema juurde, siis kommunikatsioonis, ma arvan, et Jaanek võib ka seda kinnitada, kehtib üks hästi lihtne põhimõte. Lihtne sõnum mitu korda. Mida keerulisem see on, seda raskem. Ja pealegi paljud inimesed kipuvad arvavad, ma seal juba rääkisin seda, et küllap kõik saavad aru. Aga see, kui teil endal hakkab tunduma, et te olete võib-olla mingit asja nagu tüdimuseni korranud, võib-olla see, et teised alles nüüd hakkavad seda märkama. Mul oli üks sõber, kes läks Läti konverentsile ja andis pool tundi enne konverentsi, andis intervjuu ajalehele Tiena. Ja kui ta siis konverentsil esines, tundus talle kõik see, et ta juba kordab ise ennast. Tegelikult need inimesed, kes konverentsil olid, nad polnud isegi mitte kuulnud seda, mida ta rääkida, lehtki polnud veel ilmunud. Aga sulle endale võib tihti tunduda, et sa kordad ennast
teised inimesed alles praegu jõuavad selleni, et hakkavad mõistma, mida sa tahad öelda. Nii et need mõned asjad, et mõelge sellele, kas teie tekst ikkagi on piisavalt lihtne, mõelge sellele kasti näitele, ma tõin, mõelge struktuurile, mõelge, kas teie lugu on piisavalt lihtne, mõelge, mis lisaväärtust teil on anda inimestele ja korrake seda hästi mitmeid kordi. Jah, aplaus. Ja siin on hea praegu diskussioon üles panna, sest Saaremaal oli just üks väga vahva lugu 2 Šotimaalt toodud koerast, kes sobitusid esimesest päevast saati ansamblisse täiesti perfektselt. Need olid lambad, olid võib-olla harjunud juba lambad? Noh, võib-olla on need lihtsalt Saaremaa lambad ka kuidagi teist tüüpi või see konsistentsiga, igatahes oli seal kirjas ka väga ettenägelikult, et 2 väikest lambakoera on juba inkubatsiooniperioodil, aga mitte Šotimaal, vaid Lätis. Võib-olla sealt tuleb siis ka see rõhuasetus, jah. Okei, Daniel, räägi mulle, kui lihtne on luua lugusid mingisugusele sellisele üksusele, nagu seda näiteks on üks Eesti maakond? Iseenesest on see selline asi, et vaadake nagu fotograafil on, mõnel on silma ja mõnel ei ole ja samas on see silm ka treenitav. Et noh, ütleme, et anda inimesel kohe fotoaparaat kätte, siis ta ikkagi ei pruugi veel nagu näha, et kus on see erilisus. Miks mõni leiab igast momendist erilise kaadreid ja mõni ei leia. Nii on lugudega ka, et see nagu kõrv või silm peab olema treenitud ja ikkagi parimad sellised lugude vestjad suudavad leida nagu igas elemendis selle loo. Et see on ikkagi oskus minu arvates. Ja nagu ma ütlen, et nende loomine ei ole tähtis, vaid tegelikult nende leidmine on tähtis, sest et lugu, mis on lihtsalt konstrueeritud ja mis ei ole isegi tõsi, et tänapäeva maailmas eriti ma kardan, et ta nagu muutub ikkagi vähe veenvaks. Oled sa nõus, Daniel, Meelise lugu on väga ilus lugu. Kui ainult see probleem oleks olnud veel natuke selgemini sõnastud, me ei leidnudki siin peaaegu probleemi. Probleem oli see, et liiga hea limiit oli sellel telefonil. Ja selles mõttes ma arvan, et iga lugu võib julgelt sisaldada nagu ka nagu raskeid kohti. See on huvitav kuulata. See on tugevuse märk alati, kui sa räägid ka oma mustema päeva ära, et kus sul on tõesti olnud väga keeruline. Ja inimesed suudavad sellega samastuda ja seda rohkem nad mõistavad ka selle loo nagu positiivseid tahke. Inimeste veenmiseks on see lausa hädavajalik. Tiit Ennoste näiteks Tartu Ülikoolis õpetas ajakirjanikke kirjutama juhtkirja, kuidas see käib. Poolt- ja vastuargumendi vaheldumisi. Ehk siis ka vastuargument mulle endale, tõsi, samas on ju niimoodi, eks. Seda inimesed selle hetkel mõtlevad, et see ei olegi selline jutt lihtsalt, mis tuleb ilusasti. Kas see on ka üldiselt meie kodanikuühiskonna tekstide probleem, et välditakse probleemi, sest probleem tundub, et on vale asi? Ma näiteks toon ühe positiivse näite, kes on Alari Rammo minu meelest, et võib-olla te väga kohtunud, aga kui Alari tuleb nagu inimeste ette, siis ta on nagu vahel esimese hooga hoiad peast kinni, et kuidas ta räägib selliseid asju, et ei tohi ju rääkida, et kõik on nagu nässus. Eile läks nässu ja siin konverentsil on ka kõik nässus ja siis ta räägib selle ära, mis nässu läks ja samas sa saad aru, et see on nii normaalne. See on nagu päris. See on nagu päris, just, väga hästi öeldud. Ja et seetõttu lõpuks sa muidugi näed, et ta toob välja ka nagu sellise nagu positiivse külje, aga et Eestis on võib-olla see ka poliitikas veel inimestel kätte õppimata, et kramplik positiivsus ei too mingisugust head mainet. Et ütleme, niisama lugude rääkimisel on tagajärg lihtsalt see, et võib-olla on vähem huvitav, aga kui sa mõtled sellele, et millal on võim näiteks kogu aeg positiivseid uudiseid saatnud, minu arvates nõukogude ajal oli see nagu väga 100%. Ei, praegu on ikka ka. Aga nüüd on ka praegu ka nii, et minu enda bakalaureuse töö aastaid tagasi, 2001 vist, ma uurisin uudiste tonaalsust, mida riigiasutused ise välja saatsid. Ja mingist 400 uudisest oli ainult 3 sellised, mis tõid välja nagu ausalt sellise negatiivse külje, tõid probleemi välja ilma proovimata seda ilustada. Ja siis ma tõin juba siis selle näite, et see ei ole normaalne, et see on nagu selline Nõukogude Liit. Või võtame sellise näite, et siia sisse jookseb mingi inimene, kes räägib, kui äge mees ta on. Et mis ta sellega võidab? Ta tekitab meis kõhklusi ja ma ütlengi, et kõige olulisem asi igasuguses kommunikatsioonis ei ole mitte see, et on positiivne uudis, vaid et see inimene, kes räägib, on usaldusväärne. Ja see ei ole usaldusväärne, kes leiab
ainult ja ainult head rääkida. Mitte positiivsuse ja negatiivsuse teljel leidis väga ilusa lause kunagi üles Annika Tegelmann, kes oli ju Järvateate peatoimetaja, eks ole, praegu vist enam ei ole. Ta ütles, et miks vähemalt tundub, et on negatiivseid uudiseid ka ajalisi rohkem. Ta ütles, negatiivsed asjad sünnivad iseenesest, aga positiivsetega tuleb palju vaeva näha. Marshall McLuhan ütles selle kohta nii, et ajalehed on täiesti selgelt tasakaalus, et positiivsed uudised ilmuvad reklaamides ja siis... Aga no ma sellega muidugi ei taha öelda, et positiivne on halb, vaid just nagu sa ütlesid selle Hennuste näite puhul, et elu on täis mõlemat ja kui te suudate neid mõlemaid esitleda ja omavahel isegi siduda, et siis see on kõige huvitavam ja see on see, mida ka inimesed on harjunud uskuma läbi oma kogu ajaloo. Alati on niimoodi, et öö ja päev vahelduvad ja talv ja suvi vahelduvad ja see on loomulik elukäik, nii on ka nagu heade halbade asjadega. Ja samas ei tohi ilmselt olla sugugi uhke selle üle, kui kipub tekkima ainult negatiivne foon. Vaatan nüüd natukene vasakule ka nende sündmuste juurde, mis praegu Eesti ühiskonnas toimivad, et ilmselt oli ka arstidel põhjust olla ühel hetkel mures, et kas see foon ei saa ainult negatiivne ja võib-olla ka harta ümber on sellise mõttetalguid hetkel. Kusjuures harta puhul olles ise üks selle alla kirjutanud, sest mul on väga hea meel selle üle, et nii paljud inimesed on selles näinud seda nagu positiivset poolt, et nagu sellised kooskirjutatud tekstid on hästi keerulised teha. Et ma arvan, et mitte keegi seda alla kirjutades ei öelnud, et see on 100% tekstile, mida on alla kirjutada. Ja igaüks oleks kirjutanud erineva teksti, aga samas me saime aru, et me peame sellele alla kirjutama, sellepärast, et muidu ei juhtu mitte midagi. Ja mul oli nagu tõsiselt hea meel näha, et president haaras nagu sellest positiivsemast poolest kinni, et selle on järgnenud ikkagi lubadused ja ka esimesed sammud, et kaasatakse rohkem inimesi nende probleemide arutamist ja see on pigem positiivne. Talin, ma tean, sina samuti härrad, teised, kes siin istuvad, kõik annavad oma panust sellesse, et meie kodanikuühiskond oleks natukene parem. Ma tean küll, kui raske sinna telefonitse tabada, aga meile sa ikka loed, kas sa oled valmis ka mõned tekstid, mis tahaksid natukene turgutamist ja tulevad näiteks siit samas saalis tasuta üle vaatama? Ma kindlasti saan anda sellist kiiret nõu, et ma ei jaksa neid ilmselt ümber kirjutada, eriti kui neid väga palju tuleb. Uuesti teha näiteks. Aga et te võite seda teha küll, et ma teen seda iga päev, et ma vaatan peale mingile asjale ja ütlen, et näiteks see asi võiks juures olla. Üks asi, mida ma kohe ütlen, on see, et väga paljud inimesed toovad mingi näite, kuidas midagi on maailmas. Ja sellega, see on natuke jälle selle hambakoera teema, et kui sinna natukene vaeva näha, küsitleda inimestelt juurde asju, siis saaks sinna kohe kõrvale panna, et kuidas Eestis on samu asju tehtud. Ma ise ükskord kirjutasin loo sellest, kuidas Uuselamu rajoonides on kodanikuühiskond võimeline tekkima tänu sellele, et Uuselamu rajoonides, äärelinnades ja nii on ühiseid probleeme palju. Ja siis ma küsitlesin hästi mitmeid inimesi, kes elasid nendes rajoonides mingi 5 kuud. Ja nad kõik tõid näiteid sellest, kuidas tegelikult on koostöö inimeste vahel neis rajoonides. Aga kui ma ei oleks seda tööd ära teinud, ei oleks seda küsitlenud nende inimeste käest, ma oleks võinud lihtsalt rääkida, et maailmas on tavaks ja nii edasi ja et meil võiks ka olla, aga see lugu oleks kohe vaesem olnud selle. Selle kohta on ka suurepärane ütlemine, et kui sul auto ära varastatakse, siis on sul häbematult vähe rõõmu sellest, et üldiselt on vabaliigis hakanud autovargust arv vähenema. Peab olema ikkagi mingisugune väike probleem, puudub sul siis tänav või valgustus või mida iganes. Taani ja Vaarik on siin, kas küsime? Küsime. Ei küsi, läheb sujuvalt üle, nii saab valguseks. Ära teada.